Jaa, tere õhtust, mina olen Taivo Tali, olen Peipsiveere valla arendusnõunik ja meil on täna plaanis kaasava eelarve 2024 ideede tutvustamine. Et kui me siin eelmise aasta sügisel mõtlesime, kuidas kõike seda ära korraldada, siis leidsime, et meil oleks vaja kõigepealt ideid, aga ka ideede tutvustamist ja seda nii otseülekande kaudu. Ma loodan, et kõigepealt tere kogu vallarahvale ja loodan, et kuulete ja näete ja kõigepealt siis natuke vabandan ka ette, et meil on siin mitu asja korraga tules, nii-öelda otseülekanne ja siis ka siin kohapeal reportaaž ja püüame siis need videod ka siis teile tuua, mis on meil kaasava eelarve osas siis tehtud, et see on siis esmakordne selline üritus, vaatame, kuidas õnnestub. Kõigepealt väga-väga suured tänud esitajatele, et olite julged ja oma nii-öelda kodaniku julgust näitasite ja esitasite need ideed, et ilma teieta sellist sündmust praegu ei oleks. Kaasava eelarve 2024 siis on kutsutud ellu sellepärast, et kogukondades midagi ära teha, et kogukonnad saaksid oma probleeme esile tuua ja samuti siis valla eelarve kaudu midagi ka kogukondadesse tagasi nii-öelda anda ja seda siis läbi nii-öelda rahvahääletuse, et siis me näeksime ka sellist aktiivsust rahva poolt. Täna me tutvustame ideid, natuke räägin ka sellest protsessist ja homme oleks siis see aeg, kus avame hääletamise. Nii, kõigepealt siis meile esitati kaasava eelarvesse 9 ideed ja need 9 ideed me täiendasime neid valistamise ette ka vallavalitsuses nii-öelda läbimiseks ja seal vaatasime üle need ideed ja tingimused ja tegime siis ettepaneku spetsiaalselt loodud valla kaasava eelarve sõelumise komisjonile. Ja komisjoniga koostöös siis valisime välja nendest 5 ideed, mis tähendab, et 4 ideed ei vastanud nendele tingimustele, mis meil oli siis kaasava eelarve korras sätestatud. Need puudutasid siis avalikku kasutust, investeeringu suurust, samuti otstarbekust ja ka idee olemust. Nii, aga täna siis tutvustame teile 5 ideed ja hakkame siis kohe pihta, et esimene idee on meil Pala Paisjärve avaliku ranna taastamine ja nagu öeldud, siis kõigepealt vaatame väikese video. Sellest, et kuna ma ise elan siin ja olen sündinud ja puhkan siinsamas, siis käies siin uimas ja nähes, et siin tegelikult käib päris palju rahvast, elab lapsiperesid, et aja jooksul on see ranna äär siin ujumiskohta sisseminek muutunud selliseks pikkaliseks ja mättaliseks ja ka see liivaala, mis on sealt nagu siis midagi nagu peale vajunud, on selle muutunud selliseks ebatasaseks ja kohati ohtlikuks kindlasti ka, sest kui sa sisse astud ja siis on siin siuke purunenud tekstiil, astud sinna sisse, libised, et ei ole enam nagu nii mugav minna ilma ja võiks olla ka ilusam, võiks olla funktsionaalsem, selles mõttes, et siis kui on liivaala, siis saavad lapsed mängida liivas ja päevitada natukene mõnusam, et ikkagi see ebaühtne. Seda on kasutavad kohalikud, aga ka läbisõidu. Ma olen ise kohtunud inimesi, kellele ma ütlen, et ma olen pärit Palalt ja ta ütleb, et ma olen siin seal ujumas käinud. Et kuna siin on need vesijalgrattad, siis ikkagi, kui sa sõidad siit mööda, siis sa
vaatad, et ilus arvakene, pood, inimesed käivad siin supilaudadega ja peatuvad, aga muidugi enamasti ikkagi kohalikud ja ümberkaudsed inimesed, et minu teada ei ole nagu teist sellist avalikku ujumiskohta siin lähedal, igaveks kilomeetrisest vallast. Projektimaks on 70 000 eurot, millest siis eemaldatakse need nätad siit, tehakse see siledaks, paigaldatakse geotekstiili, ja tuuakse siis siia rannaalale. Nii, aitäh meil siis Kertu Kasemäele, et sul on võimalus ka veel midagi täiendada või midagi veel öelda selle idee poolt või selle juures, kui sa soovid. Vist enamus videos ütlesin ära, aga jah, just see, et ohutumaks, ilusamaks ja loodan, et siis läbi selle projekti võib-olla siis natuke ilusatu valituks. Aitäh! Nii, ja nüüd on see variant, kus meil, kes meil täna siin kuulamas meid on, et on võimalik ka küsida idee kohta või kommenteerida. Nii meil seal veebis kui ka siin kohapeal, et ka kohapeal on meil siis inimesi tulnud siia vallamajja teisele korrusele. Et kui ei ole, tundub asi selge, siis lähme aga edasi ja võtame idee number 2. On siis Pala kultuurimaja noortekeskuse terrassi varjualune. Nii. Nii, ja mida ma näen? Taevas on pilves, varsti läheb sadama. Kus on siin see katusealune? Mikrofoni ei saa paigaldada. Ühtegi helitehnilist asja ma ei saa paigaldada. Viht tuleb ju peale. See on võimatu. Ma jätan esinemise ära. Kõik. Või vabandust, et ärge ikka minge ära, et meil tegelikult on plaanis, meil on juba aastaid olnud see plaan, et meil oleks vaja siia varikatust ja terrassimööbel vajaks natukene uuendamist ja oleks ju tore ka need päikesevarjud ja vihmavarjud, mis kaitseks siis ka külastajaid päikese ja vihma eest. Aga äkki täna saame veel ikkagi ära teha selle ürituse? No, kui me midagi koos välja mõtleme. Aga üks asi on veel. Kus kohast ma näiteks saaks pillile voolu? Ja me peame vedama siis ja otsima selle võimaluse, kust me saame mõnest ruumist, kuskilt majast. Ja aga meil on siis pikendusjuhtmeid vaja tuua päris mitmed. Ja, see ei ole ka päris hea variant. Et äkki te peaksite seda ka mõtlema? Ja ma arvan küll, et kui me juba selle projekti käima lükkame, siis koos varikatuse, rõdu, terrassi, mööbli ja elektri siis võimalusega ka. Aga kes see härrasmees seal on? See on meie majandusmees, lubas meile kogu selle projekti ilu ja võlu siia tuua. Aga võib-olla tema siis mõtlebki välja tehnilised asjad, mida siia oleks vaja. Et tõesti, et mina kui esineja, kui ma tulen, et mul oleks hea turvaline siia tulla ja rahval oleks väga mõnus nautida meie esinejaid ja meie lastel samamoodi oleks siin tore, teie lastel, siin terrassil mängida, et ei vajuks läbi laudade või ei tuleks lumi neile peale, eks ole ju? Ja, loodame, et see saab olema. Aha, et annate kõik endast oleneva. Täna teeme peo ära. Ikka. Hästi, loodame, et ei tule vihma. Nii, aitäh Margitile, Katrinile ja Meemele selle toreda idee ja initsiatiivi eest ka natuke teatrit teha selle idee eest. Et meil läks mitte veeruma ja siis tuli hoopis teatrietendus, nii et väga põnev. Võib ka niiviisi.
aga hetkel mul ei ole siin kohapeal ega ei ole ka meil Teamsis läbi video siis idee esitajaid, et kahjuks jah, ei saa ma nende käest küsida mingeid täiendusi. Aga te võite küsida kas siis meie käest, et kui mingi asi jäi seal arusaamatuks, et siis püüan vastata, aga hetkel praegu esitajaid mul kättesaadavad ei ole. Et kui kellelgi on küsimusi selle idee kohta, projekti kohta, et siis palun. Tundub, et ka vist sai esi selgeks ja lähme siis kolmanda idee juurde. Liigume siis jälle lääne suunas, valalt siis varale ja idee number 3 oli Vara mõisapargi lehtla. Idee tuli sellest, et mõisaparkides on alati olnud lehtlad, pangalad ja kuna on siin tegutsev Maarahva Selts, siis nagu üritusi korraldada, etendusi suvel, ilm on siuke heitlik, katusalust on vaja, siis ka sellest tuli see idee. See on rannas, kaudne ja kaugemad. Kus kohta sa täpselt? Kuskile siia kanti on esialgne plaani mõte, et saaks kasutada istelinkide kohta seda kiviparketti, et siis ei vaju pingid maasse. Ja palju see projekt võiks maksta siis? Hinnanguliselt on ta 14 000 euro ringi. Jaa, väga tore. Ja meil on ka siin vallamajas ka idee esitaja siis Margus Kustala, nii et kui sa tahad veel midagi lisada siia, siis ole hea. Lisaks seda, et see lehtla väärindaks rohkem seda parki, võib-olla tooks rahvast rohkem liikuma sinna parki. Kergliiklusteed pidi ju Vara külast saab väga ohutult nüüd meie juurde sinna. Meil on plaanis parki ka sisse rajada kõnniteed, et siis võib-olla inimesed tuleksid parki avastama ja jalutama ja võib-olla tõesti, kui vihma saab, et siis nad saaksid varjuda lehtlasse ja selline ilus lehtla võib-olla annab siis rohkem motivatsiooni liikuma tulla ja avastada oma kogukonna inimestele. Kõik need inimesed ümbergi ja etendusi või muusika ja ansambleid midagi sinna alla. Palju seal rahvast muidu käib, kui mingi üritus on, et siis ikka Varast ja Vara piirkonnast ümberkaudu oleneb üritusest ilmselt? Seal ikkagi käib päris palju. Ja suvel on neid läbisõitjad, kes teevad pargis lihtsaltki pikniku. Tulevad jalutavad pargis, istuvad seal. Kõige suurem üritus ongi meil see jaanipäev, siis on meil küll väga palju rahvast seal pargis. Traditsiooniliselt iga aasta siis. Et juba selle jaoks oleks väga hea seda kasutada. Et muidu meil on esinejanud alati seal kiviparketi peal, aga pausel ei ole seda sama murre nagu pala. Ja, sarnane. Kui suur see lehtla tuleks? 50 ruutu. Teil nagu enne jaanipäevad oli talv. Äkki mingi 3. aastal selle peal oli 4. juba. Et rahvas võttis selle omaks. Et ta on, muidu jaanipäev oli Varal, aga seal ala on nii suur see staadion, et siis tekkisid grupid, et istuti. Ja kuna seal on ala natuke väiksem, siis oli nagu see läbikäimine suurem. Ja ta on nii vana pidude koht ju tegelikult. Ja suhtlemine, nagu inimesed suhtlevad rohkem, hoiavad kokku väiksel alal. Aga mul on küsimus, et mis plaanid, te olete niikuinii arutanud seda juba ja peate plaani, mis nende vana, need on ju alles need lossimüürid seal, vedelevad seal maas, et mis plaan nendega on, kas nendega üldse saab midagi nendest teha või midagi ära pedada? Või nad muinsuskaitse all ega ei tea? Ei ole muinsuskaitse all, et ära vedada, aga see on üsna kulukas, niisugust raha hetkel ei leia kindlasti kuskilt. Üks mõte oli veel sinna peale teha kõlakoda, aga see projekt läks ka hästi kulukaks.
nojah, ega see kõlakoja mõte et ta maha ei mata kindlasti, jah. Aga need keldrid, need on kõik täis, neid enam seal ei ole. Ma ei oska öelda, keegi ei ole sinna sisse roninud. Ja ohutuse mõttes ei soovita ronida ka. Ei soovita isegi rääkida sellest. Aga me rääkisime. Ei tasu minna piiluma. Aitäh, kas meil vallarahval on mõni küsimus? Aga kuidas nad saavad üldse esitada, ma praegu küsin tehniliselt siin. Ja siis, kui nad panevad siia video alla kommentaari. Praegu ei ole ühegi idee kohta kommentaare tulnud, selge. Aga saad sa näha ka, et kas on vaatajaid? Keskmiselt 10. 10, okei. Siis on ikka mingi väike huvi on olemas. Selge, kui hetkel praegu selle projekti kohta ei ole küsimusi kommentaare, siis liigume edasi tagasi siia keskusesse Alatskivile. Ja 2 projekti on siis siit asulast on meil kõigepealt siis idee number 4 Alatskivi madalseiklusrada. Tekkis idee Alatskivile madalseikluspark rajada tänu sellele, et kallastel on selline asi olemas. Ja kuna mul on endal väiksed lapselapsed, kes on väga huvitatud ronimisest ja turnimisest, ma leidsin, et miks mitte Alatskivile võiks selline koht olla ja kuna siin on väga palju kasutamata maad, võiks siia selle ehitada. Et esiteks jah, et see maa saaks siin korda ja tore metsaalune ja et oleks kõikidel lastel, kohalikel ja sissesõitnutel ja suvitajatel, turistidel, et lastel oleks tegevust. Ja Alatskivi madalseikluspark võiks minna maksma esialgu 12 000 €, et seda saaks kindlasti täiendada tulevikus investeeringuna, et suurematele ja noortele ka seda teha seikluspargina. Esimene idee oleks madalseikluspark rajada kaupluse taga asuvale Tühermaale, kus on väga huvitav maastik ja teine asukoht oleks siin Alatskivi Rõngastiigi ääres, et siin on ka suured puud ja tore maastik ja on suurest maanteest eraldatud. Aitäh Maili Mägile, Alatski elanikule, kes selle idee esitas. Kas tahad veel täiendada seda? Ei, ega ma eriti ei taha. Ma loodan ikkagi, et lapsevanemad haaravad sellest ideest kinni, et oleks lihtsam lapsi nutiseadmetest eemal hoida, kui neil oleks mingi põnev tegevus. Ja et meie keskus võidaks ka sellega, kui meil oleks mingi korrastatud plats jälle olemas või metsa olemas. Nii, ja kas on tekkinud küsimusi või kommentaare? Kui suures mahus, kas seal mingi puude ohtlikkus ja see hindamine tuleb kõik seal teha? No kindlasti projekteerimine tuleb ju. Seal on väga palju selliseid... Need 2 asukohta ongi praegu, et projekteerija kindlasti siis ütleb, milline oleks parem. Jah, et me praegu konkreetset kohta välja valinud, sest see pakkuja nagu Slackline või keegi peab selle üle vaatama siis ja täpselt nagu hindama. See Rõngastiigi ääres oleks selles suhtes parem, et kes lähevad lossi või Mõkkarajale või siin looduskeskusesse, et neil oleks siin, aga kaupluse taga see jääb liiga võib-olla nurga taha. Aga samas ka kortermajadel on ligemal. Et mõlemal kohal on omad eelised. Plussid-miinused. Ja, väga lahe. Nii, ei ole tulnud. Ja teine Alatskivi idee on meil idee number 5, Alatskivi siselasketiir ja kerksuskoht ja varjumiskoht. Idee tuli sellest, et kuna minu lapsed on siin Alatskivi koolis õppinud ja ma tean, et siin kõrvalhoones keldris kunagi ammu tegutses lasketiir ja kohalikud aktivistid on väga suure eeltöö juba ära teinud. Ja siis sellest see idee tuligi. Lasketiir nagu praegu ei vasta ühelegi kehtivale nõudele ja siin laskmist läbi viia ei tohi, siis ongi, et läbi kaasava eelarve saada valla poolt tuge, et see lasketiir teha kõikidele reeglitele vastavaks. Kellele see mõeldud on? Tegelikult see lasketiir on mõeldud ikkagi tervele vallale, sellepärast et lähimad lasketiirud on Tartus ja Avinurmes ja meil on palju koole, eriti oleme mõtelnud ka ikkagi kooli õpilaste peale, et me saaksime hakata siin lasketiirus läbi viima huviringe kõikide vallakoolide
õpilastele laskmise osas, et inimesed on olemas, meil on instruktorid olemas, meil on tublisid laskjaid olemas, kes on nõus sellega tegelema, on entusiaste, aga kõik jääbki praegu selle ruumi taha. Need ruumid on võimalik muuta ka keskustes. Absoluutselt, see ongi meie üks eesmärk, et me oleme juba selles valdkonnas natuke tegelenud, et Alaskivi Lasketiir MTÜ taotles raha ja saime Kertsuskeskuses kasutatavateks elektrigeneraatoriteks toetust, tähendab, ja meil on nüüd elektrigeneraatorid olemas ja tulevikus tahaks ikka terve selle hoone selliseks, et kriisi korral oleks siin võimalik Kertsuskeskus avada. Ja mis tööd siin plaanis on? Lasketiirus on plaanis remonditööd, et viia lasketiir vastavusse nõuetega, ehk siis seinad ja laed tuleb katta puiduga. Ja kogu maksumus on gramm alla 7000, 6000 pluss oli see summa, et siis selle eest saame uue valgustuse, ventilatsioon on juba olemas, kuulipüüdesein on olemas, seinad ja laed saame puiduga löödud ja siis põrandas on ka betooniga kirjaniks vaadatud. Jaa, aitäh siis Raido Tammele ja MTÜ siis Alaskivi Lasketiir liikmetele, ma saan aru. Meil on lausa koha peal 2 tükki, et siis saate veel läiendada siin, kui soovi on midagi veel. Jah, ikka võib midagi juurde rääkida, et kui tekib küsimus, et miks Alaskivile, et eks meil ole vallas, me leiaks selliseid hooneid veel, kus saaks seda 25 meetrist tiiru teha, siis sellepärast, et lihtsalt kohalikud mehed on väga suure töö juba ära teinud, et tegelikult on ju praktiliselt see lasketiir olemas, aga ta lihtsalt ei vasta nõuetele. Et seinad on vaja katta puiduga ja siis võib aga paugutama hakata. Et sellepärast ongi Alaskivi tähendab see koht. Võib-olla kõik ei tea, mis Kertsuskeskus on, et see on siis, ma saan aru, mul on lausa mõiste siin, see on ka nendes ideedes kirjas, et sõltumatu hoone, mille katkematu ning jätkusuutlik toimimine on tagatud lokaalsete süsteemide kaudu. Ehk siis, kui on kriisiolukorrad, hädaolukorrad, et siis on sõltumatul koht, kuhu inimestel siis nagu tulla, ma saan aru. Jah, et sellepärast on ka generaatorid meil olemas, et tulevikus tahame ikkagi selle terve selle hoone saada nagu Kertsuskeskuseks, pluss siis see lasketiiru osa oleks veel varjekoht. Ja kui ongi mingi kriis, me ei pea rääkima sõjalisest kriisist, vaid me võime siin energiakriisist rääkida ja tormid või midagi, kui ei ole elektrit, ei ole kütet, et siis vähemalt on üks koht, kuhu tulla, kus saab mingit infot, kus saab võib-olla juua, saab sooja sööki või sooja jooki, kuivaineid, et selline see Kertsuskeskus on ja me oleme käinud ka sellealastel koolitustel ja ma olen suhelnud ise nagu laevainimestega, kes samasugust asja plaanivad laevasse, et siis nendega nagu oleme konsulteerinud, et meil on nagu see täpselt sobilik hoone olemas selle jaoks. Ta ei ole liiga suur, aga ta on piisavalt suur, et kus seda Kertsuskeskust rajada. Selge, sellega kas on äkki tekkinud kommentaare seal? Ei ole, koha peal, küsimusi veel? Ei ole. Siis oleme õnnelikult ideed tutvustanud. Kõik on väga toredad ideed. Veel kord suur tänu esitajatele ja ka julgesite kaamera ette tulla. Ja väga-väga suur tänu ka meie siis avalike suhete spetsialistile Kadri Külaotsele, kes need videod siis üles võttis ja monteeris, nii et väga selline professionaalne tegevus minu arust väga hästi tuli välja. Nüüd, mis saab edasi? Et me oleme täna nüüd tutvustanud ja homme 2 nädalat on nüüd olnud ka need ideed meil valla kodulehel üleval. Inimesed on tutvunud, olen juba mõnega rääkinud, kes ütlevad, et tema hääletab nüüd selle poolt ja selle poolt. Ehk siis homme kell 12 avaneb meil hääletus hääletamine volis.ee leheküljel. Selle kohta meil on ka alla koduleheküljel siis informatsioon ja on võimalik siis anda igaühel 2 häält. Meil on 5 ideed
vabal valikul, igaüks hääletab 2 idee poolt ja ta peabki tingimata 2 ideed võtma, et ühega me ei ole rahul, et me tahame, et iga inimene täidab oma nii-öelda kodanikukohust ja hääletab siis 2 idee poolt. Ehk siis on need pilt natuke kirjum, mis siis on. Ja rahvahääletusel saab siis osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on siis rahvastikuregistri andmetel Veipsjärve vallas. Rahvahääletuse aeg on siis meil 14 päeva, algab homme kell 12 ja lõpeb 21. mail kell 12. Ja hääletada saab siis isiklikult, identifitseerides ennast siis isikutunnistuse, mobiil-ID või Smart-ID-ga elektroonilises keskkonnas volis. Ja tuleb anda 2 häält oma meelepäraste projektide poolt ja isik saab tegelikult seda häält ka muuta kuni hääletamise lõppemiseni, nii et vahepeal meeled muutuvad ja räägitakse inimestega võib-olla ja saab siis veel seda oma häält muuta. Aga kehtima jääb siis viimasena antud hääl. Hääletamine on siis salajane, meie seda ei uuri kusagilt ja häälte jaotus pärast on siis avalik. Ja eelmine aasta oli meil võimalik siis jälgida ka kogu seda hääletamist, nii et oli päris pingeline rebimine Kallaste ja Koosa vahel. Koosa oli ees kõigepealt ja siis tuli Kallaste järgi. Nii et väga panen siis südamele kõigile meie vallakodanikele, et hääletage, et sellega näitate oma aktiivsust, oma kodaniku, vallakodaniku sellist identiteeti ja aitate kaasa siis võib-olla ka siis oma kodukoha või oma valla heade projektide eest. Ja rahvahääletuse tulemusena siis me reastame vastavalt häälte arvule need ettepanekud, ideed. Ja esimene suurprojekt, ehk siis, mis oli siis meil ligi 14 000, üle 7000 ühesõnaga, neid on 2 meil tegelikult siin nimekirjas. Et kõige rohkem hääli saanud siis suurprojekt läheb siis valla eelarvest investeerimisele ja siis teine väikeprojekt, mis on saanud siis nii-öelda kõige rohkem väikeprojektidest, need on siis ülejäänud 3. Et see siis saab ka nii-öelda siis valla eelarvest sinna investeerimis nii-öelda järjekorda. Aga hindamisel ei arvesta, et väike projekt? Ei, et me praegu asja nagu keerulisemaks ajanud, et ma loodan, et inimesed selles mõttes ikkagi hääletavad kõikide projektide poolt, et siis me saame ka teada nagu kõige populaarsemad ideed ka, aga nagu öeldud, on meil 2 suurprojekti, millest tuleb valida ja 3 väikeprojekti, millest siis valida. Ja sellega ongi vist kõik protseduur selge, ideed meil ka selged. Kutsun siis üles hääletama ja ma loodan, et ikkagi järgmine aasta me ka samamoodi jätkame. Meil eelarves oli päris suur summa eraldatud, aga ideid võib-olla peaks rohkem olema. Ehk siis me natuke mõtleme siin ka kogukonnakomisjoniga, et võib-olla saame veel paremaks teha seda protsessi, et vallas meil on väga toredad omaette piirkonnad, et siis liiguks nii-öelda see võidu tulemus ka natuke vallas ringi. Et see on ka võib-olla minu mõte, mis siin on. Mina siinkohal lõpetan, nüüd on meil võimalus veel küsida, kas protsessi kohta või ideede kohta üldiselt, et see võimalus praegu on, et avan mikrofoni või siis veebis. Oli soovi äkki meil siin koha peal ka või? Minul on küsimus, hääletamine on ainult elektrooniline? Ainult elektrooniline jah, et siis me saame seda nii-öelda nagu jälgida andmed selgelt nagu arvestada ja vähemalt nii oleme otsustanud, ma ei tea, et kas siis peaks avama valimiskastid kuskil ja muud sellised, et see on võib-olla natuke keerulisem, nii et aga kõigil on ligipääs vast enam-vähem kas kodus olemas arvutid, ligipääs koduleheküljele, Facebookile, et siis sealt ikkagi on võimalik sinna volisesse minna. Ja tänan siis kuulamast, tänan siia esitajad, taotlejad kohale tulemast ja seal ka veebis. Aitäh ja siis head hääletamist ja head kena kevadet. Aitäh, nägemist!
jah, suur tänu filmitegijale. Ilus, väga hästi tehtud, filtritega on mind ilusti ilusamaks tehtud. Väga tubli. kas enam annab ilusamaks? Aitäh teile meeldivale. Suur tänu, suur tänu.